Ja viimane kolmas kõll, ehk siis teater algab puhvetist. Kõik on puhvetis käinud, rõõmsad meeled, täiskõuga on alati parem etendust vaadata. Kiikla kogukonnateater. Ma ei tea, mitut etendust nad oskavad, aga täna võtsid nad kaasa meile etenduse, mis kannab pealkirja Onu paremad päevad. Autoriks Oskar Luts. No nii, mina olen Katrin. Aitäh Toomasele väga hea sissejuhatuse eest. Aga mina olen Katrin ja ma räägin siis natukene sellest meie kogukonna teatrist ka. Et me saime alguse tegelikult Maadaami teatrist, kus me olime kõik naised seal ja me pidime mängima igasuguseid rolle, nii meesterahva kui ka naisi kui ka lapsi. Ja nüüd me läksime samuti seda teed, et mehed mängivad naiste rolle ja naised mängivad meeste rolle. Nii, ja Toomase küsimusele, et mitu etendust me oskame, neid etendusi on päris palju. Praegu on aktiivselt, siis ma pean kohe kiiresti mõtlema, on seesama Oskar Luts, Onu paremad päevad, siis on meil nukuetendus, muideks eelmisel aastal valmisid meil nukud. Ja nukuetendus oli, tuletada mulle palun meelde seal lava taga, mis selle nimi oli, August ja Julia. Kuidas? Ja meil teater sündis kiikudes, jah. See on siis Kotsepuu ainetel. Ja, issand jumal, pea on järsku nii tühi. Aga neid ikka on, nii et kutsuge meid. Vahva rätsep oli nädal tagasi, mida me mängisime Allesaia teatritalus. Nii et meil ikka neid on. Ja lähme siis selle Oskar Lutsu juurde. Onu päris oma isalt väikse, ilusa aiaga maja ja elas päris õnnelikult koos oma pojaga. Kuni ta teise naise võttis ja see oma 2 täiskasvanud tütrega tema juurde kolis. Siis algas häda. Kui Onu nüüd vahel selle oma elumuutuse peale tagasi mõtleb, siis sügab end siit ja säält ja pohiseb endale habemesse. Eks kuri kiusanud mind. Ühesõnaga, siis algas häda ja see häda kasvas ruttu nagu pikse pild. Praegu on Onu nii-öelda selle häda keskpaigas või häda kõige kõrgemal tipul, sest päevaramaks ei saa asjad enam minnagi, kui nad praegu on. Onu ei jõudnud naise ja võõrastütarde võlgu maksta ja nüüd tehti ta majakraamile oksjon. Nüüd veel üks. 10 rubla eest hinnatud, kes pakub rohkem? Seda kerstu mina ei anna. Seda kerstu mina ei anna. Vait, olge vait, mitte segada. Olgu, mis on, aga vaata vot seda kerstu mina ei anna. Ei anna. Kuidas ei anna? Teie peate kõik anduma, millel kroonupitsad küljes. Mis te karjute siin? Olge vait. Suur riidikirst seal nurgas. 10 rubla väärt, kes pakub rohkem? 10 rubla ja 10 koppi. Kes pakub rohkem? 10-20. 10-20. Kes pakub rohkem? 11. 11 rubla. Kes pakub rohkem? 20 rubla. Kes pakub rohkem? Vaikus. Keegi ei paku. 20 rubla esimest korda.
25 rubla esimest korda. 25 rubla teist korda. 25 ja 10. 25 rubla 10 kopikat, me peame vist eurodele üle minema. 25 rubla ja palju seal oli kopikat? 10. 25 rubla 10 kopikat esimest korda. 25 rubla ja 10 kopikat teist korda. 25 rubla ja 15 kopikat. 25, 15. Esimest korda. 25, 15 teist korda. 25, 5. 25 ja 20 kopikat. See kirst peab saama minule. 25 ja 20 esimest korda. 25 rubla ja 25 senti teist korda. 25 rubla ja 20 kopikat kolmandat korda. Kirstad teie makske raha. Ei. Te peate mulle selle andma. Ma ju maksin selle kirstu eest. Te peate seda mulle andma. See kirst on minu. Minge minema. Kuidas te nii rumalad olete? Minge eest ära. Minge minema. Mine eest ära. See kirst on minu. Mine eest ära. No nii, nüüd oleme siis kõik paljad nagu kure. Oleme siis kõik paljad nagu pures. Mured ei ole paljad. Meil on kõigil riided seljas. Teie ei ole ka paljad. Teil on kõigil riided seljas. Sa oleksid vist tahtnud, et me päris ihualasti jääksime, on ju? Sa oleks vist tahtnud, et me päris ihualasti jääksime. Te jõlate. Kelle süü see on? Kelle süüd? Kelle süüd? Nüüd oleme veel ise süüdi ka, no keda muud? Nüüd oleme ise süüdi ka. Keda muud? No mis te siis ostate kõiksugu riideräbalaid ja hilpusid kokku, kui teil raha ei ole? Raha ei ole. Vaata, raha peab sinul olema, mitte meil. Aga kui teda ei ole, siis ei maksa võlgasid ka teha. Võlgasid teha. Teeninud raha ja maksnud need võlad ära siis. Aga teeninud raha nagu teised mehed teenivad. Neil on enestel küllal ja perel on küllal. Sa vaata, kuidas nad siin kõik söövad ja joovad ja riides käivad. Ei, tema uhkustab sellega, et temal raha ei ole. Vaata, Mikku, näe, oksjonijärg on oma haamri siia unustanud. Päris kena haamer. Aga millega nüüd oksjonihärra lööma hakkab? Ei tea. Eks ta koputa selle oma selle suure palja peakoluga vastu lauda. Inimene laseb enesele oksjoni teha. Mõtelge, oksjoni, kus see hävib? No mis ma siis tegema pidin? Mis sa tegema pidid? Aga kas ma ei ütelnud sulle? Müü see maju ära. Maja on isa mälestus. Nojah, aga selle eest oleksid sa ju vähemalt õiglase hinna saanud. Aga nüüd läksid riided ja kraam poole hinnaga. Ja kus on minu kõlemiaki? Ja kus on minu sõrmus? No, ja minu kasukas, kus on need kõik? Sääl. Vaat see on nüüd sääl. Aga mis neil oli viga siin olla? Mis oli neil viga siin olla? Need pole muud, kui pane Koit selga ja mine kerjama. Kott pannakse kaela, kui kerjama minnakse. Lõõbib ka veel. Ei no temal pole seest midagi, et maja paljaks tehti. Mis inimene see küll on, sest aru ma ei saa.
kui sul meist kahjugi pole, siis võiks enese Eesti häbi olla. Enese Eesti võiks sul häbi olla. Mis te minu pärast muretsete? Minu paremad päevad on veel ees. Kuulsite, tema paremad päevad on veel ees. Ei tea, kus hauas või? No ega see hauas ka halb ei ole. Sa oleks seal justkui käinud. No käinud just ei ole. No aga kui seal nii hää on, no mida sa siis veel siin ootad? Mine kohe hauda. Kui seal nii hea on, siis mine kohe hauda. Miku siin. Oh, Miku. Vot Miku on temal siin ja vot Miku ees sina hoolitsed. Aga Miku on ainuke, kelle ees sina hoolitsed. Aga meid nagu ei olekski. Meil nagu ei olekski. Teie hoolitsete ennast eest isegi. Muidugi isegi. Ega kui sinu peale loota, siis paljaks jäämegi. No vot, tead, ma arvan, et kui meie kolmekesi siit niimoodi minema läheme, ela siis oma Mikuga nagu öökull pojaga. Ela siis oma Mikuga nagu öökull pojaga. Eks ikka ela kah. Ja kui enam ei ela, siis suren ära kah. Te kuulsite, tal pole kahjugi, et meie ära läheme. No mis inimene see küll on? Mis inimene see küll on? Mis inimene see küll on? Nojah, teate, lähme ära. Me lähme tõesti ära. Siin pole enam midagi kui need 4 seina ja siis see laisk musta habemega vanamees. Ja mingegi. Lähme. Olge nüüd teie ka kiiresti. Kiiresti need ilgud alles jäänud ilgud kokku ja vaatame, et minema lähme. Silmamil. Ja tehke kähku. Silmamil, mamma. Kuhu nad lähevad, isa? Sinna, kus parem on. Kus on parem? Seal, kus neid ei ole. No, jää siis terveks, ma must habe. Ja siis terveks vaja mustabe. Ja sina öökullipoeg. Pühin mina tättis pooltäks. Esimest korda. Ei ratta ei minde. Teist korda. Ai, kuidas sa poisid legeda? Tule. Ega meid ei sallita enam siin. Kooritakse veel tead paljaks ja nii aetakse majast välja. Tulge, tütrekesed, lähme. Ja. Sa justkui ütlesid midagi vahvakene. Joo. Ai, sul hakkas vist kahju, et me ära läheme, eks ole? No, aga tead, see kõik on sinu enda süü. Kõik on sinu süü. Kui sa oleksid teinud nii, nagu meie tahtsime, oleks me ju mineku peale mõtelnudki. Aga nüüd on hilja. Nüüd on hilja. No vaata. No mis ma vaatan? No vaata. Aga kui sina kahjaksed ja andeks polnud, siis me võiksime juba jääda. Sest ära sa arva, et meile rõõmu teeb siin siia üksinda maha jätta. Ei tee rõõmu sind siia üksinda maha jätta. No vot, see roos. Tead, aga vaata, meie esimene tingimine on see, et sina maja ära müüd. Ei no mis sa, esimene tingimine on ikkagi see, et sina selle maja ära müüd. Vot, pea seda meeles. No, kuidas siis jääb? Mõtle, kui tore on ju, kui me jälle kõik siin üheskoos elama hakkame. Eks ju? No pange teie ka nüüd need kopsud ära. Ja juba viskasin. Aga ma näen ju ka silmist juba, et tema ju on nõus. Silmist näha, et ta nõus on. Eks ju? Sest ega ta ju nii paha polegi, kui ta
aga ei näita. Küll me hakkama saame, papakene, palju. Eks, no sa vaata, kuidas nad siin kõik laiali loopinud on, need võõrad inimesed, noh, teevad sellist kurja meie vanale hääle pappakesele. jah, aga maja ma ikkagi ei müü. maja on isapärandus, kahju. Ei müü. ei müü. Ei müü. ei müü. Tema ei müü. Kappu. Ei müü. ei müü, jah. Eks ole. Kampsud. Tema ei müü. maja on isapärandus, Kampsud ei müü. kaasa. Tema ei müü. Just. Kõlge siis siia oma isa mälestuse juurde. Kõnge siis siia oma isa mälestuse juurde. Mis nüüd saab? Ei midagi, Mikku, meie paremad päevad on veel ees. Aga meil ei jäänud muud kui ainult see haamer ja vanaisa pilt. Haamer ja vanaisa pilt ja Mikku, vaata näed. See siin on sinu vanaisa. Ja väike küürus palja peaga vanamees oli selline kühmus nagu kasejändrik sooservas, aga tööle oli vali. Kas tead, Mikku, mis vanaisa ütles oma hobusele, kui ta suvistepüha öösel kündma läks? Ei tea. Vanaisa oli siis veel kandimees ja päris vaene. Hakkas suvistepüha öösel kündma. Suvisel ajal on viluga öösel hea künda. Aga teised inimesed, need pidasid kõik pidu ja pillerkaari aga vanaisa künnab. Siis väsis hobune ära ja jäi seisma. Vanaisa pühkis laubalt ligi ja ütles hobusele: sina, hobune, ära kuula ilma lusti, sina muudku aga künna. Sina muudkui aga künna. Just. Aga mis siis sai? Midagi ei saanud, põld sai kündud. Vanaisa läks pärast veel linna ja sai veel rikkaks. Räägitakse, tal olla isegi raha olnud. Raha oli Ja selline vanaisa meil. ise nagu kasejändrik. No oli. Isa, miks siit vanaisa pildi alt kõliseb, kui haamriga lüüa? Kõliseb jah. Kõliseb? Ma ei tea, vaata, mis see kõliseb niimoodi. Ohoo! Mis see on? Ossaa! Raha! Raha! Ja kui palju veel? Ossaa! Kuule, kas tead, Mikku? Meie paremad päevad on veel ees. Aga kuidas raha sinna sai? No, eks see vanaisa peitis ju. Aitäh, vanaisa. Ütles ju, vanaisa sai vanast peast rikkaks ja läks linna ja suri äkki ära, aga aitäh, vanaisa. Meie paremad päevad on tõesti ees. Kas ma vaatan, palju siin on seda? Miks seal puu otsas 3 harakat meile sisse vaatavad? Las see olla. See on sinu võõras ema ja tema 2 tütart.
meile tõid huvitava näitendi. Kiikla küla 2019 aasta nominent. Aasta küla nominent, aitäh. Oli tähendab ikka veel. Ja hoolimata tänasest. Ei, aitäh. 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 Huulepulk. Huulepulk. Palsam, hingele. Meie maitsed. No nii, kupardumas ja... Aitäh meie kogukonna teatrile siis Kiiklast, kes siis teavad lisaks sellele etendusele veel nii mitutki saime teada. Nii et kui kellelgi on soovi oma külla, oma külapäevale, oma, ma ei tea, mis teil seal toimub külas, mingile sündmusele, kus kogunevad inimesed, tuua meelelahutust, siis grupp seltsimehi seal Sirmi taga oleksid nõus alati tulema. Neil on rohkemgi kui paremad päevad, neil on rohkemgi etendusi. Jah, seda me teame.